kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Nii nagu praegu ka selle Tolmi atlase puhul teadlased räägivad ühte juttu, aga kuna nad ei tea ja teaduslik uurimispõhi puudub, siis nemad räägivad teadlastena mütoloogiat ja rahvas räägib oma mütoloogiat, poliitikud proovivad sellest lõigata oma mütoloogiasse siis mingisugust kasumit. Juba pikalt on interneti avarustes kirgi kütnud taevakeha, mis polegi nagu asteroid või mõni planeet, vaid tema liikumiskiirus on ebaühtlane. Samuti muudab ta liikumisel suunda oma tahtsi. Sotsiaalmeedias levivad tihti hirmulood, kus väidetakse, et atlas on võtnud suuna maale ning peagi on kokkupõrget oodata. Ametlikud allikad aga seda ei kinnita. Millega siis päriselt atlase puhul tegu ja kas meil on oodata kohtumist uute tsivilisatsioonidega? Michio Kaku rääkis ka sellest, et lääne astronoomid, tippastronoomid arvutasid välja teekonna. Tehisintellekti abiga arvutati välja, kust see 3i atlas oli siis meie päikesesüsteemi üldse tulnud. Ja avanes päris üllatav pilt. Nimelt ta oli tulnud umbes 270 valgusaasta kauguselt planeedilt või päikesesüsteemilt, mille tingimused on maa omadega päris sarnased. No selle vahe on, et seal on aasta pikkus mitte 365 päeva nagu meil, vaid on 342. Ja siis mõelgem nüüd, et kui see sond teele saadeti, inimesed olid siis veel poolenisti ahvid, nad kas sõdisid kivikirvega või nuiaga ja ometi tsivilisatsioon, mis on pärit sarnaselt taevakehalt nagu meie maa, ta teadis selle sondi teele saata. Minuni jõudis info sellest objektist siin mõned kuud tagasi ja selles käsitluses, et mida sellest sellisel nagu energeetilisel plaanil kujutab, et kas see on siis asteroid, meteoriit ja üks tuttav naisterahvas selline hästi tugevate puhaste tajudega ja ütles, et sellel on nagu kassi energia ja kes on sellesse maailma sisse vaadanud, siis see on selline tervendav, hea, positiivne ja ta ütles ka, et see siin ei ole mingi teadus, see lihtsalt inimese selline kõrgem tajutunnetus ja sellel ei ole meile mitte mingit ohtu. Jah, see, et ta teeb mingeid siukseid omapäraseid liigutusi, tähendab, et ta ei ole kuskil vaba liikumises, et ta nagu teadlik objekt ikkagi. Ja meile mingit ohtu ei ole ja see sagedus näitab ka, et seal on ikkagi kõrgem teadvus ja kui üldse peaks mingi kokkupuude toimuma, siis meile sellest mitte mingit kahju ei oleks. Aga suures pildist niimoodi lühidalt kokkuvõttes, ma arvan, et meil on tarvis teada, mis see on, kaasa mõelda, et meid ei saaks ära hanitada hirmuga. Aga praegu ei ole minu arvates ohtu vaja karta. Avi käsitleb seda asja niimoodi, et teaduslikul uurimisel ei tohiks välistada ühtegi versiooni, mida ei saa teaduslikel alustel falsifitseerida ehk siis eitada. Ja praegu ei saa isegi verifitseerida ühtegi väidet, mis viitavad, et atlase puhul on tegemist komeediga. Nii et falsifitseerida ei saa üldse mitte midagi ja sellepärast ta räägibki sellest, et see võib olla ka missioon teistel tsivilisatsioonide poolt. Et tähendab, et ärme välistame midagi, kuni meil ei ole teadmist. Ja ärme tekitame paanikat, vaid uurime asja, kogume andmeid, proovime analüüsida, mis toimub. Ja kui me saame sinnamaani, et 19. detsember on ta siis maa liikumistrajektoori suhtes soodsas kohas, et me võime enda vaatlusobservatooriumides seda jälgida, siis tõenäoliselt on meil esimene võimalus, kus me saame ka koguda füüsiliselt osa sellest materjalist, mis tast erosiooniga maha jääb. Ja 3i atlase puhul on paratamatu maailma rahvaste ja tippkosmoseriikide koostöö. Sõltumata sellest, kas 3i atlas on vaenulik või ta on sõbralik. Igal juhul peame koostööd tegema ja lõpetada see rumal Venemaa vastane hüsteeria. Õige. Ja mina nõustun ka täiesti ja veel lisaks tahaks veel öelda sulle, Tõnu, seda, et kui teine maailmasõda lõppes,
siis nii USA kui Nõukogude Liit hakkasid seda tehnoloogiat siis endale rabama sealt. Ja selle arengu käigus siis nad hakkasid ka seda arendama enda kasuks nii-öelda ja sealt tekkis see nii-öelda võidurelvastumine, ehk siis nüüd me teame nagu külma sõjana, et veel viimase küsimuse esitada siis Margile ja just selle koha pealt, et tutvusta enda pärimustarkuste instituuti. Idee on selles, et kui maailmas midagi juhtub, siis tavaliselt need fenomenid on lootusliku päritoluga ja nad juhtuvad nii ehk naa. Ja nendel on alati mingisugune seletus, aga enamus inimesi ei jõua selle niisuguse teadusliku või tekkepõhiste seletusteni, vaid alati, kui midagi juhtub põnevat, siis selle pinnale tekivad müüdid. Ja nii on, et erinevad religioonid tekivad tegelikult reaalsest praktilisest elufilosoofiast, mis aitab inimestel ellu jääda ja areneda. Aga selleks, et nad oleks üldrahvalikult kultuuriliselt kasutatavad, selleks näitest moodustatakse religioonid ja siis mingil hetkel mingi seltskond võtab selle enda valitsuse ideoloogiliseks aluseks ja hakkab rahvast lihtsalt oma kasuks orjastama.